Tere! Täna proovime vabastada automaatmõtet Ho'oponopono näitel. Ja üks väga suur ärevust tekitav mõte võiks olla järgmine. Ma kardan, et mul on tervisel midagi viga. Ma kardan oma tervise pärast. Ma kardan, et mul on mingi haigus, aga arstid ei leia. Aga arstid ei tea, mis haigus see on. Ma kardan oma tervise pärast, mul on mure oma tervise pärast, mul on hirm oma tervise pärast, mul on hirm selle sümptomi või selle haiguse või selle ehmatuse või selle trauma või selle valu pärast, mida ma kogesin. Ja nüüd ma kardan, et mul on midagi viga ja arstid ei tea ja ei leia üles seda viga. Tegelikult see üks juurmõte või juurpõhjus on see, et sul on olnud siis mingisugune terviserike, haigus, näiteks eile oli sul väga tugevad torked rindkeres või tundsid väga suurt tugevat valu seljas või külje peal või oled sa juba pikemat aega kogenud ärevust ja paanikahooge, mis iganes ehmatav, valulik, häiriv, kurnav, frustreeriv kogemus sul on olnud, siis see on loonud selle algpõhjuse sellele mõttele, et äkki mul on midagi viga, äkki ma olen haige, äkki arstid ei leia seda põhjust. Ehk siis tegelikult saad aru, et esimene mõte on kogemusest. Sa kogesid haigust ja selle tagajärjel ehmatust, kogesid valu, selle tagajärjel ehmatust ja nüüd on sul mõte sellesama sümptomi, sellesama valu, sellesama mure pärast ja nüüd see üks mõte kasvab siis 10 erinevaks mõtteks. Äkki mul on midagi viga, äkki arstid ei leia põhjust, äkki ma suren ära, äkki mul on ravimatu haigus, äkki see haigus ei tulegi välja, ta on peidetud kujul, arstid ei leiagi ülesse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle taustaks on siis selline pidev hirm, teadmatus ja ka surmahirm. Ja nüüd võtad kõik need mõtted pähe ja tee minuga kaasa. Esimest korda sa võid vaadata nüüd läbi seda, kuidas ma seda harjutust teen ja siis korduses tee seda harjutust minuga kaasa. Nüüd ma võtan need mõtted pähe. Appi, mul on midagi viga. Ma ei tea, mis mul viga on. Äkki mul on mingi haigus. Arstid ei leidnud viga. Arstid ei tea, mis põhjus on. Arstid ei tea ka, millest see tuleb. Nad ei leidnud üldse mitte midagi. Miks mul valutab? Mul on nii halb olla. Miks mul kogu aeg on nii halb olla? Mul on kogu aeg nii valus. Kogu aeg on nii vaevaline see tunne. Ehk siis nüüd sa saad aru, kui palju neid mõtteid korraga pähe tuli, eks ole. Kõik need mõtted korjad kokku ja saadad südamepiirkonda, tunnetuslikule tasandile. Saadad peast südamepiirkonda. Ja nüüd kõik see müra, mis sul oli peas nende mõtete kujul, nüüd sa saadad selle rindkeresse. Ja tunned seda. Ja nüüd lükkad selle rindkerest välja enda ette meetri kaugusele ja meetri kõrgusele põrandast ja annad sellele käskluse kujusta. Mis iganes kujutis tekib, on see värviline mustvalge, on see mingi arusaamatu kujutis, on see mingi selge pilt. Mis iganes kujutis tekib, on õige. Ja nüüd ütle sellele kujutisele, kui sa näed selle tekkimist. Ma tänan sind. Ma palun vabandust. Ma armastan sind. Muutu. Sa annad sellele käskluse muutuda. Ja nüüd sa vaatad selle muutumist. Ja kui ta ei taha nagu muutuda, siis annad sellele uuesti käskluse. Ma tänan sind. Ma palun vabandust. Ma armastan sind. Muutu. Kui sa näed selle kujutise muutumist teistsuguseks kujuks või kujutiseks või lahustumist, siis vabasta see ja lase tal minna. Nüüd läheme tagasi pähe ja vaatame, mis sellest mürast, mis enne aset leidis, mis sellest järele on jäänud. Kas seal on veel mingi mõte, kas seal on veel mingi hirm alles?
ma ei tea, mis haigus see on. ma ei tea, mis mul viga on. ma kardan seda teadmatust. mul on hirm teadmatuse pärast. mul on surmahirm. nüüd saada kõik see oma peast südamepiirkonda, tunnetuslikule tasandile ja tunne seda. nüüd lükka see enda rindkehast välja enda ette meetri kaugusele ja meetri kõrgusele põrandast ja anna sellele käsklus kujusta. mis iganes kujutis tekib, on õige, kõik on õige, mis tekib. ja nüüd ütle sellele kujutisele, mis tekkis. ma tänan sind. ma palun vabandust. ma armastan sind. muutu. kui sa näed selle kujutise muutumist, siis anna ta vabaks, et ta saaks lahustuda. mine uuesti oma pähe ja kontrolli. kas see hirm, et äkki mul on midagi viga, hirm, et äkki arstid ei leia, mis mul viga on, äkki mul on mingi ravimatu asi, äkki mul on mingi varjus, peidus olev asi, või et ma kardan seda teadmatust, ma kardan seda mure, ma kardan seda hirmu, ma kardan, et mul ei ole vastuseid, mul ei ole selgust, mul ei ole teadmist, ma kardan surmahirmu, mul on surmahirm. kas sa saad veel kontakti mõne oma mõttega, mõne oma hirmuga? või sa tunned, et on vaikus ja rahu? kui on veel mingi hirm, mingi muremõte, siis tee uuesti läbi see, et sa võtad selle mõtte. mul on ikkagi veel sees selline imelik tunne, et kas minuga on ikka kõik hästi. ma kardan, et minuga ei ole ikka äkki kõik hästi. ja nüüd saadad selle rindkeres tunnetuslikule tasandile ja tunned seda. nüüd lükkad selle oma rindkerest välja enda ette meetri kaugusele ja meetri kõrgusele põrandast. kujusta. ma tänan sind. ma palun vabandust. ma armastan sind. muutu. nüüd lähed uuesti pähe ja kontrollid, kas seal on veel midagi järel. ja kui sa koged, et on vaikus, mingi tühjus, sa ei saa ühegi mõttega kontakti, siis tule tagasi sellesse hetke siin ja praegu ja koge seda rahu ja tühjuse tunnet. nii et iga kord, kui sul tekib pähe mingi mõte, mis hakkab paisuma nagu lumepall, kasvama ja kasvama nagu lumepall, siis kohe tee läbi see harjutus.